tere hommikust! On järjekordne laupäeva hommik. Tegime just hommikusöögi. Minul on siin üks hommikusöök selline. Kohv ja kollageen siis, mida ma nüüd olen joonud juba pea nädala eest. Kui ma esimest korda filmisin, see oli nädal aega tagasi ja siis ma just alustasingi. Ja täna meil on suht hiline hommik olnud, kell on 10 hommikul. Meil käisid eile õhtul külalised ja nad läksid päris hilja ära. Ja õnneks Hugo täna magas kella 9-ni, mis oli super. Nii et saime väga hästi magada. Hugo sööb enda pudru ära. Kui pudru on söödud, siis tegin eile kooki külalistele. Saame seda maiustada. Mina vist sööngi seda täna hommikusöögiks. Ja üleüldiselt tänane päev, ma ei teagi, mis ette toob. Niisugune väga plaane ei ole. Homme on rohkem meil plaane, nii et ma võib-olla teen 2 päeva vlogi kokku seekord. Ja vaatame, mis me siis täna Hugoga teeme. Selline panofee kook on siis, mis ma praegu olen päris palju teinud. Päris mitmel pidustusel ja hästi teen nüüd juulikuus vähemalt ka seda veel. Et juulikuus on mul endal sünnipäev tulemas. Ja siis ma mõtlesin, et see kook võiks olla üks kook, mida ma võiks siis külalistele pakkuda. See on panofee mega lihtne, suht kiire ja minu meelest maitseb väga hästi. Külalised alati kiidavad ja küsivad juurde, et selles mõttes, et kui keegi tahab teha mingit head lihtsalt kooki, siis mina soovitan just nimelt seda kooki teha. Aga nüüd head isu! No nii, me oleme oma hommikused tegevused ära teinud. Oleme riided vahetanud. Ma astusin üle juhtmest. Oleme hommikused tegevused ära teinud. Ja nüüd hakkame mängima. Nii et ma arvan, see on väga hea tegevus, mida lõppu hommikul koos lapsega teha. Mis mängu teeme Hugo? Hugo tahab teha segaduse mängu, aga see ei ole minu lemmikmäng. Vaatame, äkki liime kompromissi mingile teisele mängule. Tahab segaduse sees mängida. No nii, traktorimäng on meil. Seguauto, lintraktor, selline segaduse mäng. No nii, meil tekkis üks väike plaan. Oleme Hugoga olnud kodus, aga mõtlesime, et kuna on täitsa ilus päikseline ilm, et lähme proovime käia hoopiski matkal. Ja matka kohaks valisime sellise koha nagu Mädajärv, mis on seal Rae golfi juures. Ei ole kunagi seal käinud, ma veits guugeldasin selle kohta. Seal oli kirjas, et auto tuleks sinna parkida. Aga kus ta siis seal täpsemalt on? Ma loodan, et seal on sildid väljas, et kuidas siis sinna tegelikult jõuab. Mida? Kas see on matkarada? Ei ole, tegelikult me ei leinudki seda matkarada üles, nii et tulime hoopiski Sakku. Tulime mu sõbranna Krisule külla ja lähme hoopiski mängime natukene siin ja mängime kutsaga. Nii et hoopiski selline asjade pööre. Vastu seda sööginõud. No nii, meil on mängimas käidud, mega tore oli, aga nüüd sõidame ruttu koju. Hugol on söögiaeg, on tudiaeg ja siis vaatame, et äkki me hoopiski õhtul matkama. Aga igal juhul väga tore oli Tsipuga mängida. Tsip oli päris väsinud, Hugol on pea täiesti märg, igine. Nii et mõlemad said rahmeldada mõnusalt, nii et ma loodan, et Hugo nüüd kohe magama autos ei jää. Vaatame, kuidas ma saan seda hoida nii, et teie. Täna on meil menüüs värske kartul, pink
vinkud, makaronisalat. Kas te? Yes või? Vinku. Ühe vinku kohta. Okei, saab. Aga nüüd hakkame sõitma kodu poole. Meil on lõunauni ja uinakud tehtud. Nüüd me oleme tegelikult juba autos, võtsime just süüa. Mõtlesime, et lähme käime siis ikkagi sellel matkal ära, aga nüüd tulid megapilved siia. Tundub, et läheb vihmaläiksele. Vaatame, kaugele me jõuame ja mis me teha saame, aga sõna, minul on jälle vana hea wrapper ja Issi. muidugi Emme. valge Red Bull. Emme. Tellisin Circle K selle wrapperi ja siis müüja küsis mul 2 korda üle, kas ma ikka saan aru, et Beyond Meat tähendab, et siin ei ole liha sees. Aga mulle väga meeldib. Jällegi, kes ei ole söönud, soovitan süüa. Me ei saanud jälle matkale minna. Nagu te nägite, siis vihm hakkas räigelt sadama. Ja me sõitsime maale, mõtlesin, no okei, matkale me vist ei lähe. Mitte selle padukaga vähemalt. Et lähme siis käime vanama vanaisa juures. Ugo vanama vanaisa juures siis selgus, et ei ole ühte vanaema vanaisa kodus ega ka teist vanama vanaisa kodus. Saatus täna lihtsalt ei soosi meie plaane. Ja siis tulime hoopiski siia Kaperneeme. Siin on mõnus laud rada käib siin mere ääres ja kohe on siis selline mõnus vaadega. Nii et siin on väga mõnus olemine. Poisid läksid täiega sinna alla liiva peale mängima, nii et tulin kiirelt auto juurde, et vahetada ära enda jalanõud. Saaksin ka minna ja nendega koos seal mängida. Praegu on mul jalas konversid, mis ma just võtsin pesumasinust välja ja panin paelad külge. Nendega ma ei taha kindlasti sinna minna. Aga selleks on mul kaasas plätud. Nii et paneme plätud jalga ja oleme mängima. Ja nii tegime väikse jätsipausi Kaperneemes poest. Väike poekene on, jätsi saime kätte ja nüüd vaatame edasi, mis me teeme. Meil kindlat plaani ei olegi. Aga arvatavasti lähme vaatame ikkagi, kas vanemad vanaisad on tagasi tulnud ja käime natuke külas. Nüüd ongi aeg suht varsti magama minna. Homme ma filmin edasi ja homme on mõned põnevad asjad tulemas, sellest et homme lähemalt. Ma räägin homme lähemalt, aga praegu head ööd. Tere hommikust! Täna on olnud päris pikk hommik meil juba, kell on kuskil 11:30. Oleme teinud siin enda hommikutoimetusi, söönud, pesnud, koristanud, nii nagu ikka vist igas kodus üks aeglane pühapäev välja näeb. Küll aga ma nüüd hakkasin ennast valmis panema, sest täna on päris põnev päev minu jaoks. Ma võtan teid kaasa täna ühele filmimisele ja see üleskutse tuli siis sinna mesindusgruppi, kus siis on üle Eesti mesindushuvilised. Ja nad kirjutasid sinna, et nad ootavad ja otsivad mesindus siis reklaamklippi inimesi, mesinikke.
ja ma mõtlesin, et mis seal ikka, nii nagu ma olen öelnud, et ma võin vahepeal teha selliseid üllatavaid või teistsuguseid asju. Ja saatsin sinna avalduse ära, et miks mitte, ma võin ise ka osaleda seal reklaamklipis. Ja nad võtsidki ühendust, kutsusid siis klippi salvestama. Ja see salvestamine toimubki siis täna kella 5 aeg. Ja ma ei tea, vaatame, mis sellest välja tuleb. Seal on tekst ette antud, mille ma siis pean seal kaamera ees esitama. Teisi mesinikke on veel, kuskil 30 tükki on neid kokku kuuldavasti. Ja see klipp peaks siis september-oktoober äkki tulema telesse. Ma ei tea, vaatame, mis saab. Ses suhtes, et paneme ennast proovile ja ma arvan äge kogemus. Aga nüüd ma siis hakkasin enda juukseid korda tegema. Panen juuksed esimesena valmis, siis on nendega tehtud ja siis vaatan hiljem, et kuidas ma enda meigi tehtud saan ja mis ma selga panen. Veits algus mõtlesin, et kas ma peaks minema, ma ei tea, kuskile meiki juuksurisse, et las ma teha ennast siis nii-öelda korda professionaali poolt ilusti kenasti. Aga ma ei tea, ma mõtlesin, et suva ma teen ise. Ma ei ole selles üldse hea ise tegemises siis. Aga noh, midagi saab tehtud. Ja vaevalt, et teised mesinikud meil Eestimaa peal lähevad selle klipi jaoks müüki ja soengusse. No nii, oleme valmis ja stardime ruttu maa poole. Hugo ja Siim lähevad maale chillima ja minul hakkab siis üsna pea filmimine. Natukene maja ajas nagu ikka. Yes. No nii jõudsin just siia Jägalajoone, kus me siis filmime minu klipi. Käisin just poest läbi, võtsin väikse keissandele. Kõht on nii tühis, pole mitte midagi söönud. Aga sõitsin siia, siis sadas räigelt padukat. Nüüd saab mingit seenekat, aga ma ei tea, kuidas see filmimine siis välja näeb, kui siin niuke ilm on. Sain sellelt filmi alt siis ka kõne, kui siia tulime. Ta midagi pärast muretses, et äkki ma ei tule. Aga meil oli mingi kellaajaline mööda rääkimine. Nad jõuavad natuke hiljem, 20 minutit hiljem, kui mulle ütles kella 5. Aga tegelikult on siis 5:20. Aga no, eks ma siis ootan, õpin enda sõnu veel pähe ja siis lähme otsime, kus saab filmida. Segi vaatan, et juuksed täna on enam vähem. Ma just tegin need lõksud lahti, tegelikult mul hoidsid siit veel praegu kinni, et ta hoiaks siit üles veits. Vaatan, et täitsa okei on. Ma ei taha, et ta nii tükki hoiaks, et ta olekski niuke sigri-migri ja lohakas see mulle. Lohakas lokk. Et mulle meeldib, aga ma ei taha, et ta nii ühte tükki läheb. On, mis on. Tehtud sai filmimine. Ma arvan, et läks suht okeilt. Esimene kord oli selline harjumine, natukene hirmuäratav, aga teine kord siis tähendab, kui seal on niimoodi, et tekst on hästi selline eraldatud.
et sul on võimalus kõiki lauseid öelda eraldi, sest et need hakkavad vahelduma teiste inimestega. Ehk siis mul oli võimalus, et inimene ütleb mulle lause ette ja mina kordan seda ja selliselt ma nagu ei pea nagu pähe otseselt midagi jätma, vaid lihtsalt kordan, mis mulle lause kaupa ette öeldakse. Esimene kord oligi niimoodi enam-vähem, et ma mingid laused tegin järjes, siis läks midagi sassi, mulle öeldi lause ette ja siis ma kordasin seda. Teine lugemine siis hakkasin ise minema, muidugi ma olin seda harjutanud, nagu ma enne ütlesin, ja tegin siis ühe võttega otsast lõpuni teksti ära, mille peale siis need filmijad ütlesid, et selle klipi, mille ma tegin siis ühe võttega ära, peaks saatma teistele õppevideoks, kuidas asja tuleb teha ja kuidas tuleb ette valmistada ennast filmimiseks. Nii et väga tore oli. Nii et ma loodan, et sealt klipist siis midagi võetakse ka minust ja pannakse sinna reklaami, eks ole näha, et kui palju ja mida võetakse. Need reklaamid peaksid siis minema telesse ja ma ei tea, YouTube'i, kuhu iganes september, oktoober, kui ma ei eksi. Nii et eks ole siis näha, mis saab. Oleme tagasi koju jõudnud, võtsin poisid peale ema-isa juurest ja nüüd teeme väikse söögi. Mul on külas Eeva ja tähistame puhkuse algust. Aga ma arvan, et ma selle 2-päevase vlogi lõpetan siin ära. Aitäh kõigile, kes te vaatasite ja ma arvan, et järgmine video tuleb juba äkki järgmine nädal, sest et puhkuse ajal on plaanis mingid väljasõidud ja mingil hetkel tuleb kindlasti ka minna mesilaste juurde. Nii et aitäh ja tšauki!